Tere, mina olen Piret ja ma töötan Innove Tallinna Rajaleidja keskuses psühholoogina. Innove on Eesti hariduse kompetentsikeskus. See organisatsioon on loodud personaalse hariduse toetamiseks. Rajaleidja psühholoogide vastuvõtule tulevad lapsevanemad ja pered, kellel on väga erinevad mured. Ja ka laste vanus meie asutuses varieerub alates 1,5-aastasest kuni täiskasvanueani välja. See tähendab seda, et Rajaleidja psühholoog peab olema loova suhtumisega ja suutma jooksvalt ennast kohandada vastavalt sellele, milline on laps nõustamisruumis, millist lähenemist ta vajab ja samal ajal pakkuma piisavat tuge ka lapsevanemale. Innove Rajaleidja psühholoogi töö põhimõtted on samasugused nagu psühholoogidelt üldiselt. Meie töö põhiülesandeks on läbi viia nõustamisi ja seda me teeme kindel arv nädalas. Rajaleidja psühholoogi töö toimub peamiselt töökabinetis, kus me koostame oma dokumente ja kokkuvõtteid. Lisaks sellele koosolekute ruumis, kus me koguneme kas siis oma erialaspetsialistidega või üldisteks infokoosolekuteks. Väga sagedasti me läheme tööülesannete tõttu väljapoole oma tööruume, näiteks koostöökohtumistele, ümarlaudadele, koolidesse, lasteaedadesse, me teostame vaatlusi. Aga üheks peamiseks tööruumiks Rajaleidja psühholoogil on nõustamisruum. Ja Rajaleidja keskustes töötavad õppenõustajatena erinevad spetsialistid, logopeedid, psühholoogid, eripedagoogid ja sotsiaalpedagoogid. Ja meie peamiseks tööülesandeks on oma erialast lähtuvalt anda erapooletut nõu lapsevanemale, haridusasutuste õpetajatele ja tugispetsialistidele ja kohalike omavalitsuse töötajatele lapse üldise ja haridusliku arengu toetamiseks. Lisaks kliendi kohtumistele teostame me ka hindamisi ja vajadusel anname õppekorralduslikku nõu. Meie töös on olulisel kohal ka dokumentatsiooniga tegelemine, kokkuvõtete koostamine, taotluste menetlemine ja seetõttu peavad meie spetsialistid omama ka korrektsust ja täpsust töötamisel arvuti ja dokumentidega. Minu jaoks on Rajaleidja psühholoogi töö üheks peamiseks märksõnaks suhtlemine ja koostöö. Me kohtume pidevalt uute perede ja lastega. Väga oluline on olla toetav, empaatiline ja lähtuda pere ja laste vajadustest. Rajaleidja psühholoogi sobivateks isiksuse omadusteks võiksid olla suhtlusvalmidus, sõbralikkus, orienteeritus koostööle, korrektsus dokumentatsiooni koostamisel ja pidev tahe ennast edasi arendada. Minu jaoks on see töö olnud väga mitmekihiline, dünaamiline ja enesearengut toetav. Mina olen oma töökohaga Innove Rajaleidja psühholoogina väga rahul. Alustavale talendile, kes mõtleb selle üle, kas minna õppima psühholoogiat ja tunneb selle eriala vastu huvi, ma soovitaksin kindlasti õppima minna. Psühholooge on Eestis praegu tarvis erinevates asutustes ja seda kindlasti ka haridusliku poole pealt. Ja Rajaleidja psühholoogi ametikoht on kindlasti üks võimalikke töökohti, kuhu tulevikus tööle tulla. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.